Tänan, et olete soetanud Slimline inframati, mis on siis kogu pere tervise ja kaalulangetustoode, mõeldud nii noortele, vanuritele kui ka igas vanuses inimestele. Õpetan siis natukene, kuidas kõige efektiivsemalt inframatti kasutada, kui palju siis peaks olema kraade, kuidas seda hooldada ja mis on siis selle inframati saladus, et kuidas ta siis töötab. Olulisem siis on, et oleks niimoodi sätitud, et kuskilt ei pääseks õhk ligi. Ehk te katate ära ka siit, teil on pea taga, siin on õhuauk, aga see on ka kaetud, see on ainult kasutate vajadusel, aga enamus aega peab ta olema kaetud. Ja see on siis niimoodi, et kuskilt ei tohi õhku ligi pääseda. Panete kõigepealt aparaadi tööle, vajutate aja, alati pange 60 minutit ette. 60 minutit te võite varem tulla välja, sest et inframatiga iga korraga higistate kiiremini ja iga korraga higistate rohkem. Aga pange alati 60 minutit ette, sest esimesed 5-7 korda olete seal kindlasti 60 minutit sees. Kuna teil on see matt kodus, siis juba hilisemalt võite sealt ka 40 minuti pärast välja tulla, sest et teie higi kogus ja kulutatud energia kogus on sama, mis oli teil varasemalt 60 minutit. Ja nüüd, kui siia vaadates, siis esimene on alumine osa ja teine on ülemine osa. Ja selleks, et temperatuuri juurde panna, alustame alati tavalise tervel inimesel on minimaalne temperatuur 68 ja mõlemal poolel. Paneme 68. Nii. Ja selleks, et matt hakkaks soojaks minema, panete start. Ja kui te näete siin vilkuvat tulukest, see tähendab, matt juba soeneb. Ja nüüd, kuna te kodus seda hooldust teete, siis te ronite sinna täiesti alasti sisse. Et võtategi siit ühe poole teete lahti, teete nii palju, kui te saate ja poete siit vahelt sisse. Ja poete siit vahelt, võin ette näidata. Poete siit vahelt sisse täielikult kuni kaelani. Ja tõmbate siit nupu kinni. Ja see kate on ainult selleks, et sealt õhuaugust õhku sisse ei tuleks. Runite, sätite ennast niimoodi paika, et kuskilt õhku ligi ei pääse. Nüüd, kui te olete olnud siin juba kuskil 40 minutit, olete te täiesti läbi märg ja te tunnete, et tahaksite kätt välja võtta, siis see on lubatud ja kaalulangus toimub edasi, kui te enda käe võtate välja ja katate selle ikkagi nii, et kehale ei jõua õhku ligi. Et see aitab siis pikemalt seal matis püsida, ta natukene kergendab seda olekut seal, aga kaal langeb samamoodi. Ja kui te ka tunnete, et te tahate teise käe välja võtta, see on ka okei, kui te vähemalt hoiate siis kere kõik seal ilusti sees. Räägime natuke temperatuuridest. Tavaline terve inimene, mitte nüüd laps ega alaealine ega ka vanemaealised, alustavad alati 68 kraadist. Tõstes, kui sa ennast seal hästi tuled 68 kraadi juurde, tõsta rahulikult juba tegelikult 71 kraadi juurde. Selline 71-72 kraadi on terve inimese temperatuur 60 minutiks. Lastel alustame alati 30 minutist ja 60 kraadist. Ja laste juures kogu aeg jälgides, neile natukene vett andes. Aga mitte ka niimoodi, et ta joob siis terve selle aja palju vett. See tähendab seda, et kogu keha kulutab siis seda vett nüüd, mitte siis seda, mis ta peaks tegelikult tegema. Et väikeste lonksudega ja lapse juures kogu aeg olles. Vanemaealised ja ütleme seal üle 60, üle 70, üle 80 aastased, samuti alustame 40 minutist ja ka 65-66 kraadist. Et temperatuuri valime vastavalt inimesele, tema tervislikule seisundile, palju ta seda kuumust kannatab. Alguses võib-olla higistab vähem, aga mida iga kord seda rohkem te teete, seda rohkem ta ka higistab. Ja kogu aeg ikkagi inimese, kui on alaealine või vanemaealine, siis olla inframatis esialgu tema juures. Et jälgida siis tema seisundit ja anda talle kogu aeg vett. Vett võib juua, aga kui te nüüd kaalute ennast ennem inframatti ja peale inframatti, siis teadke,
et te võtke väiksed sõõmud, sellepärast vastasel juhul te joote endale selle kaalu kohe tagasi. Kuidas kõige parem inframatti kasutada ajalimiitides? Kõigepealt, kui te inframatti kätte saate, siis lubatud ja soovitus on nii, et te võtate inframatti ja te teete teda 14 päeva järjest. Iga päev 60 minutit. Te kaalute enne ja te kaalute pärast. Mis takistab kaalulangust inframatis? On alkoholi tarbimine kuuri ajal ja toidutalumatused. Kui teil on asi, mida teie keha ei talu, näiteks nagu gluteen või piimavalk, teil tuleb kõigepealt tulemus ja siis ta tahab tagasi minna. Kuuri ajal vältige alkoholi ja toidutalumatusi. Kuidas siis inframatti hooldada? Kui on nüüd inframatti hooldus läbi, te lülitate masina tagant välja. Ta lülitab ka ise, kui te teda ei puutu, ta teeb 3 piiksu, aga me lülitame inframatti välja. Ja inframatti kõigepealt võtame ära kõik asjad pealt. Ja selle samase rätikuga puhastame ära kõigepealt kõik selle kogunenud igi. Ehk et puhastame suurema igi ära. Te võite ka teda kahepoolselt lahti teha, sellepärast kuna see on kõige mürgisem toksiin keha kõige sügavamatest kihtidest, siis ei tohi ilma desinfitseerimata ka oma pereliikmete vahel seda matti jagada. Selleks puhastate kõigepealt ära suurema igi ja siis desinfitseeriaga kõik osad puhtaks. Ka lukkude vahel. Kui te kasutate väga palju, siis seda saab ka nii pesta, et te võtate inframati, panete duši alla või vanni, ehk et siis ühe poole, teete ta täielikult lahti ja pesete ta seebi ja harja või seebi ja nuustikuga tervenisti ära duši all. Ja võtate lahti ta aparaadi tagant ja viite ta eraldi siis pesuruumi ja pesete kõik vahed harjaga, seebiga, selleks, et oleks täielikult puhas. Aga seda tuleb teha siis, kui on kordades juba kasutatud, aga peale igat tuleb ta ära desinfitseerida paberi ja desinfitseerimisainega korralikult, enne kui te teise pereliikme sinna sisse lasete. Garantii kehtib 2 aastat ja tuleb hoida seadet ilusti. Ja ta on väga vastupidav ja selleks, et ta ilusti vastu peaks, tuleb teda jälgida, et ta oleks puhas ja teda võib kortsutada niimoodi. See on kõik lubatud. Te võite teda voodi alla panna, te võite teda kappi panna, aga niimoodi on lubatud teda siis paigutada. Head inframati kasutamist ja minu soovitus on see, et kui te olete saavutanud hea une, oma soovitud kaalu ja tervise, siis ärge pange kindlasti inframatti peitu kuskile, vaid kasutage teda 1 kord nädalas, kui toksiinide väljutaja, kui keha puhastaja. Kuna me elame maailmas, kus absoluutselt igast toiduainest tulevad e-ained, igast toidust tulevad toksiinid, siis ma soovitan, et te 1 kord nädalas teete endale aja, kus te lamate inframatis ja higistate välja toksiinid. Ja soovitan ikkagi soovitada kõikidel oma pereliikmetel. Alati on see, et naised on need, kes selle koju toovad, aga mehed on siis need, kes naise sõna peavad kuulama ja seal ka käima. Sellepärast, et inframatt on tõesti tänasel hetkel üks Eesti parimaid kaalulangetus- ja tervisetooteid. Head kasutamist!